Hea vaataja, järgnev mõtiskluste sari on sündinud möödunud sajandi 90. aastate alguses peetud abielu käsitlevatest piiblitundidest. Püüan pea 30 aastat tagasi jagatud mõtteid asetada kaasaja konteksti ja keelde ja need teiega jagada. Me vaatame selliseid teemasid selles sarjas nagu abielu arvamuste risttules, inimene ja abielu piibli valguses, armastus ja armumine, kihlus, laulatus, abielu ja abielulised suhted, nõuanded naistele, kelle mehed on uskmatud, lapsed, üksikud, abielukriis, abielulahutus piibli valguses, abielulahutus ja selle tagajärjed ja veel mõndagi. Aga täna me räägime nagu abielust kõige üldisemas võtmes. Abielu on peetud ühiskonna nurgakiviks ja kultuuri alustalaks. Täna oleme aga tunnistajaks, kuidas see auväärne institutsioon arvamuste risttules mureneb ja mureneb. Ühed kuulutavad täielikku seksuaalset vabadust, sest abielu olevat minevikupärand, millest tuleks vabaneda, sest abielu olevat sotsiaalse rõhumise üks vormidest, väitsid uusmarksistid juba möödunud sajandi algusest. Teised näevad abielu vaid ühena paljudest kooseluvormidest, kuhu kuuluvad ka mitme naise pidamine, vaba abielu ja partnerite vahetamine. Selline segadus on toonud kaasa abielulahutuste ja vaba abielude kasvu ja tekitanud kirglikke vaidlusi, süvendanud põlvkondade vahelist lõhet ja tõeliselt polariseerunud ühiskondi. Niisiis oleks kõigepealt mõttekas rääkida abielu vastu ja poolt esitatavatest argumentidest, mis täna on käibel. Ühiskonnas, kus peetakse äärmiselt oluliseks üksikisiku vabadust, leitakse sageli, et abielu piirab ja tekitab tunde, et ollakse seotud kohustuste ja ootustega, mis ei sobi isiklike soovide ja vajadustega. Abielu seaks nagu liialt jäigad raamid, mis takistavad kaasa inimese jaoks kõige tähtsamat, see on siis eneseteostust. Pealegi sisaldab abielu nagu mingeid sotsiaalset survet, kujutlusi õigest ja valest perekonnaelust, mis tekitavad süütunnet omakorda või hirmu hukkamõistu ees. On neid, kes peavad abielu üldse vananenud institutsiooniks, mis ei arvesta kaasa inimeste sotsiaalseid vajadusi ja üldse erinevaid kooseluvorme. Milleks siis ennast üldse siduda, sest ühiskonnas, kus perekondlikud konfliktid, truudusetus ja lahutused on niigi levinud, oleks parem neid psühholoogilisi ja majanduslikke tagasilööke üldse vältida ja abielu üldse vältida. Pealegi on selge, et lahutus mõjutab negatiivselt nii abikaasasid kui lapsi, tuues kaasa emotsionaalseid ja sotsiaalseid traumasid. Võimalike alternatiividena pakutakse välja vaba abielu ja muid kooseluvorme, mis võimaldaksid elada koos ilma ametliku abieluta, säilitades suurema paindlikkuse, mis sisaldab aga vähem kohustusi. Paljude jaoks on aga abielu pigem formaalsus, mis ei määra suhte kvaliteeti ega õnne. Nad ütlevad lihtsalt, milleks see paber. Ega see meid õnnelikumaks tee, kui me oleme. Samas on huvitav, et hoolimata vaba abielude laialdasest levikust säilib igatsus millegi tõelisema ja püsivama järele ikkagi. Olen laulatanud sadu paare ja laulatanud ka selliseid paare, kes olid üle 10 aasta koos elanud. Lapsigi oli ja siis otsustati ikkagi abielluda. Ja kui ma küsisin, et kus see mõte siis nüüd korraga tuli,
Ja siis tavaliselt oli see vastus, et aga midagi oli siiski puudu. Muidugi tavaliselt kaalutakse esimest korda seda abiellumise võimalust esimese lapse sünni eel. Siingi esitatakse terve rida kaalumist väärivaid argumente. Kõigepealt peab ütlema, et abielu loob seadusliku ja sotsiaalse raamistiku, mis toetab partnerite ja laste heaolu, pakkudes stabiilsust ja turvatunnet. Uuringud näitavad, et abielus olevatel inimestel on parem vaimne ja füüsiline tervis ning nende eluea pikkus võib sageli olla pikem kui valalistel või lahutatutel. Pealegi annab abielu partneritele mitmesuguseid õiguslikke tagatisi, nagu näiteks pärimisõigus, ühine varasuhe, maksusoodustused, haiglas lähedaste külastamise õigus ning paljud muud riigi poolt pakutavad teenused. Üldjuhul abielu parandab perekonna finantsilist heaolu, kuna abikaasad jagavad ressursse ja vastutust. Traditsiooniliselt peetakse abielu kõige lapsesõbralikumaks institutsiooniks, kuna see ühendab lapsed mõlema bioloogilise vanemaga, pakkudes neile stabiilset kasvukeskkonda. Selline stabiilne kooselu vorm annab võimalusi õppimiseks, enesearenguks ja õpetab ka kompromisse tegema. See on tõeline vaimse arengu kool. Tugev abielu annab alati emotsionaalset tuge ja aitab kaasa ühiste eesmärkide saavutamisel. Muidugi on need väited tihedalt seotud nii isiklike väärtuste, ühiskondlike normide kui ka praktiliste kaalutlustega. Lõplik otsus sõltub ikkagi igaühe ootustest ja elufilosoofiast. Mina lähtun järgnevates vaatlustes eelkõige ikkagi kristlikust elukäsitlusest. Kristlaste jaoks on abielu midagi enamat kui pelgalt juriidiline leping või sotsiaalne kokkulepe. Abielu on Jumala poolt loomises seatud püha kord. Piibel algab loomislooga, kus Jumal valmistab mehe ja naise ning ütleb, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nad saavad üheks ihuks. See on Esimese Moosese raamatu 2. peatükk 24. salm. Siin ühinevad kaks inimest, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt, hingeliselt ja vaimselt. Sellest räägime aga juba järgmises vaatlusest. Täna tahaksin aga toonitada, et abielul on kriitiline roll ka ühiskonna ja rahva tuleviku küsimuses. Abielusuhete sügavus ja pühadus on otseselt seotud rahva heaolu ja väljavaatega. Inglise sotsioloog ja antropoloog Unwin, kes uuris 7 aasta jooksul 80 erinevat kultuuri ja nende teket ning hukku, väitis oma 1930. aastal ilmunud raamatus Sex and Culture, seks ja kultuur, et kõikides kultuurides nende tekke ja aktiivse kasvu ajal olid abielueelsed ja välised suhted välistatud. Selline distsipliin vabastas loomingulise energia antud kultuuri arenguks. Asi seisab selles, et kui mees pühendab end abikaasale ja perekonnale, siis on ta motiveeritud nende nimel ehitama, kokku hoidma, neid kaitsma, elu planeerima ja sihikindlalt töötama. Kõik see lakkab olemast, kui ta oma elu kõikvõimalikes suundades ja sihitult raiskab. Anvil ütleb, et kaksikmoraal ei saa kesta kauem kui üks põlvkond. Siis algab kiire allakäik. Nagu kuulaja sa võid arvata, naersid hilisemad uurijad uurimused välja, süüdistades teda tendentslikkuses ja kitsarinnalisus ja kõik, mis selle jutu juurde ikka kuulub.
Kuid sellest hoolimata on see karm tõdemus ühiskondadele, kes on loobunud abielu institutsiooni kaitsmisest. Kommete ja moraali eitusega halvatakse enamasti ka kultuuri kandvad jõud. Seega ei ole terve perekonna ideaal lihtsalt loosung, vaid siiski ühiskonna alustala. Ja lõpuks tuleb öelda, et kui oleme silmitsi traditsioonilise abielu institutsiooni kriisiga, ei lähtu me kristlastena mitte kriisiga kaasnevast segadusest, vaid Jumala tahtest ja tema poolt antud loomiskorrast. Samas ei tähenda see ühiskondlike muutuste või inimeste isiklike kogemuste ignoreerimist. Pigem tähendab see seda, et meie lähtepunktiks on Jumala sõna ja sellest lähtub kristlik praktika, mis kutsub meid armastusele, kaastundlikkusele ja mõistlikule hoiakule ka nende suhtes, kellel pole abieluga nii hästi läinud. Aga järgmine kord me räägime juba abielust piibli valguses ning seniks kohtumiseni.